Jaa, no esiteks olgu öeldud, et loomulikult ei ole Putin tõstnud Eestis makse, vaid teie olete tõstnud makse. Reformierakond ja Eesti 200 on tõstnud makse. See on olnud teie valik, see on olnud teie otsus. Teie tegite seda. Ärge ajage kellegi teise kaela. Võtke ise vastutus. Ja tegelikult on see isegi parem tõlgendus, sellepärast et kui Putin oleks tõstnud makse, siis ilmneks, et te olete ju Putini käsilased, sest meie oleme väga selgelt näinud, kuidas te siin parlamendis ise olete need otsused kõik läbi surunud. Nüüd, miks ma üldse tahtsin sõna võtta, on see, et te ütlesite oma ettekande alguses, et te naudite siin laiapõhjalist toetust. Miski saaks olla tõest kaugemal. Te ju teate, et valitsuskoalitsiooni toetus on juba pikka aega olnud alla 20%, tegelikult isegi 13–14%, kui võtta arvesse ka erakondliku eelistuseta inimesed. Ja pole raske aru saada, miks see nii on, sellepärast, et te olete järjepidevalt valetanud, petnud ja tegutsenud ilma mandaadita. 23. aasta valimiste eel ütlesite, et maksud ei tõuse, pärast valimisi kohe hakkasite tõstma. Aasta hiljem tegite juba uue maksutõusude ringi, ütlesite, ei, see on kõik tähtaegne. Pool aastat hiljem tulete juba välja siin, ütlete, et tegelikult ei ole tähtaegne. Võtke erakorraliste valimistel endale mandaat, küsige maksutõusudeks mandaati, siis tehke neid nii palju, kui tahate. Teie aeg. Aitäh, minul on isikumandaat, minul on erakonna kui valimisvõitja mandaat siin ja mul on rahandusministrina kohustus võidelda konkurentsivõimelise maksusüsteemi ja jätkusuutliku rahastamise eest. Teie kohus siin näib olevat söösta iga kord mikrofoni juurde, kui mainitakse sõna Putin ja asuta teda kaitsma. Ei, paraku on nii, et makse tõstavad enamasti eelmised valitsused, kes on eelarve lasknud käest. Sellise defitsiidi olukorras, mis oleks praegu 5,4% SKP-st, ei olnud mingit võimalust meil koalitsioonivalitsuses vähemalt jätta makse tõstmata. Aga see maksu tõstmise viis mulle ei meeldinud. Praegu me vähendame makse. Nii et Putini partei kaitsjana ma siiski ütlen, et teil on siin ka süü. Te ei ole inimestele selgitanud, et kodanikes ei maksa oma riigile makse, maksab teisele, maksab valitsejatele, vaenlasest valitsejatele, okupandile. Te ei ole selles mõttes olnud oma sõnumites patriootlik, aga ma arvan isegi teie oma erakonnal on probleeme sellega, et selliselt võitlete selliste asjadest nagu võitlete selliste asjadega nagu sinimustvalge Toompea lossis või siis kaitsekulud või siis liitlassuhted või siis NATO väed. Et ma arvan isegi EKRE tegelikult kratsib kukalt, mõtleb, äkki ta teeb meile kahju. Isegi EKRE, kuigi räuskab siin umbes samu sõnumeid teistes sõnastustes ise ka. Aitäh! Nii, vahepeal üks protseduuriline küsimus. Varro Vooglaid, palun. Jaa, aitäh, lugupeetud eesistuja. Minul on see küsimus, et siin nüüd vastaja rääkis mitmesugustest asjadest, mille kohta ma mitte midagi ei küsinud, aga jättis vastamata sellele, mille kohta ma küsisin. Et ma osutasin ju sellele, et Reformierakonnal ja Eesti 200 ei ole valijatelt võetud mandaati ühekski maksutõusuks, mitte ühekski. Nad on tõstnud käibemaksu, nad on tõstnud tulumaksu, nad on üritanud siin kehtestada ettevõtetele tulumaksu. Nüüd ütlevad, et see on suur vastutulek ettevõtjatele, et nad jätavad selle maksu ikkagi jõustumata, mille nad ise on kehtestanud ja mis pole veel kehtima hakanud. Minu küsimus oli suunatud sellele, et mandaati pole saadud sellisteks maksutõusudeks. Ja kas mul on mingisugune võimalus ikkagi sellele küsimusele kuidagi vastust saada, sellepärast et sellisel viisil, et pöörduda isikliku hurjutamise poole küsimustele vastamise asemel me ei jõua ju kuigi kaugele. Aitäh! No protseduuriliselt mina ei saa sekkuda sellesse, kuidas minister vastab, et ju tema sai aru selliselt küsimusest, et te saate oma teise küsimuse samamoodi küsida, et igal Riigikogu liikmel on võimalus 2 küsimust küsida. Jaa, suur tänu! Teate, teie eelmise vastuse peale ma mõtlesin, et ilmselt ei ole mõtet uuesti küsida, et juuselt mingit isiklikku hurjutamist jälle vastu tuleb, aga siinkohal ma kutsun ka istungi juhatajat jälgima nüüd, et kas vastatakse päriselt küsimusele või hakatakse jälle rääkima, ma ei tea, millest lippudest Pika Hermanni tornis või millestki muust. Minu küsimus on väga põhimõtteline, lihtne ja selge. Näidake mulle palun, kus ja kuidas on Reformierakond küsinud rahvalt mandaati nendeks suurteks maksutõusudeks, nii käibemaksu kui ka tulumaksu puhul alguses 20%-lt 22%-le, sealt edasi 22%-lt 24%-le ja ka saanud selle mandaadi. Ja kui ei ole,
seda mandaati ei küsitud ega ka saadud, mistõttu on ootuspärane, et teie toetus valitsuskoalitsiooni summaarne toetus on alla 20%, siis kas te ei pea kohaseks, et demokraatia põhimõttest lähtuvalt tulekski esmalt erakorralistel valimistel see mandaat küsida ja saada ja siis hakata seda programmi ellu viima? Aitäh! Aitäh nende etteheidete puhul, et ma ei vasta küsimusele. Stenogrammist võib ikkagi üle vaadata, et vastused küsimustel on, aga kui enamik küsimusi sisaldavad isiklikku tänitamist, päris sõimu, laimu, eetriväliselt nimetatakse mind kriminaalkurjategijaks, siis paratamatult ma pean neid asju ka kommenteerima. Ja teie, härra Vooglaid, olete ka see, kes on pika ja kurja sissejuhatuse mees, mitte ei keskendu küsimusele endale. Mandaadi teemal ma ju vastasin. Mul on isikumandaat 4 aastaks, mul on rahandusministri mandaat, mul on valimiste võitja erakonna mandaat ja selle piires ma saan tegutseda. Ja sõltumata sellest, kes on võimul, ma ei ole mitte iialgi pidanud Eestile heaks valikuks erakorralisi valimisi, sest see tähendab poliitilist konjunkturismi, see tähendab ainult tuule nuusutamist, see tähendab reitingute järgi riigijuhtimist ja sellist poliitilist kultuuri ma põlgan. Ma ei ole tahtnud erakorralisi valimisi ka siis, kui ma olen olnud opositsioonis, sest ma arvan, et see on ränk ebastabiilsuse pretsedent ja edaspidi ei saagi riik toimida efektiivselt, sest kogu aeg nusutatakse tuult. Mandaat, sisuline mandaat on olnud minu pikaajaline tegevus, minu erakonna pikaajaline tegevus korras riigi rahanduse nimel. Pikaajaline ja selles hoiatati ette. See, mis on siin Kaja Kallas öelnud ebaõnnestunult, nendes ebaõnnestumistes on ikkagi tõde olnud. Ta on öelnud eelmise valitsuse ajal, pigem peaks ütlema üle-eelmise valitsuse peaministrina teie väga ebaviisakate rünnakute peale. Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Seda saab peaminister öelda. Ainult oleviku kohta, ainult olemasoleva valitsuse kohta. Eesti keeles on olevik ja tulevik ühesugused grammatiliselt. Ja demokraatias ei saa ükski peaminister öelda, et see on igavik. Et kui te tahate pahatahtlikult tõlgendada, siis öelge. Aga maksutõusude riski oleme me kogu aeg rääkinud. Sellest me oleme kogu aeg rääkinud. Kaja Kallasel on ka selles õigus, et kui me seda otse ei öelnud, et me tõstame makse, et see ei ole populaarne, siis põhiseadus tegelikult ütleb, makse ei saa panna referendumile samal põhjusel. Rahvas ütleb alati ei. Valimised ei ole referendum, aga rumal on seda tõsiasja unustada, et me ütleme otse, meie tõstame makse. Küll aga me ütlesime, et me hoolitseme korras rahanduse eest otse kaude, mina ka seda, et see, mis praegu toimub eelarvega, see viib maksutõusude. Me oleme seda öelnud. Kaja Kallas ka kindlasti on seda öelnud. Aitäh. Varro Vooglaid, protseduuriline küsimus juhatajale. Härra juhataja, näete, nüüd on teist korda sama olukord, et eelmine kord ma küsisin, vastust ei saanud, pöördusin teie poole protseduurilise küsimusega, te ütlesite, ma võin teist korda küsida, küsisin uuesti, jälle vastust ei saanud. Ja nüüd ongi küsimused otsas. Ei saanud vastust küsimusele sellest, härra Ligi, ärge tehke seal grimasse, vaid kuulake siis hoolega, teil on võib-olla järgmisele küsimusele vastates võimalik oma viga veel parandada. Kus ja millal on Reformierakond või Eesti 200, kellega te koalitsioonis olete, küsinud rahvalt mandaati suureks maksutõusuks? Kus te olete seda mandaati küsinud, millal te olete seda mandaati küsinud ja kus te olete selle mandaadi saanud? Vastupidi, nagu te isegi siin praegu selgitasite, te mitte ainult ei ole seda küsinud, vaid te vastupidi oma erakonna esimehe isikus valimiste eelsel ajal kinnitasite, et maksud ei tõuse ehk valetasite rahvale selle kohta, millised teie plaanid on või ei ole. Aga mina ikkagi küsin veel kord, et ma ei saa uuesti küsida, aga ma lihtsalt nagu ütlen esimehele, et näete, nüüd on teist korda see olukord. Ma küsin, kus on küsitud mandaati, sest kõik me saame ju aru, et ilma mandaadita ei tohi makse tõsta. Ja vastust ei tule. Ja protseduuriliselt ei saa juhataja siin edasi anda nüüd, kui
ettekandjale jäi see meelde, siis ta saab seda järgmise küsimuse ajal vastata. Aga enne kui edasi lähme, tervitame rõdu peal olevat Eesti riigivisiidil viibivat Botswana Vabariigi presidenti Duma Gideon Bokot. Tere tulemast Eestisse!